Hei rahvas, minu nimi on Eskep Mängur ja täna teeme me Snapshoti video. See Snapshot on 13V02A ja viib meid jälle lähemale 1.5-le. Et nagu näha on nüüd meil hääled peaks olema. Ma loodan, et te kuulsite. Mina kuulsin väga hästi. Ja no astume kohe sisse. Et siis siin on väga palju skeletone ja siin väike muude on tapmisega. Kui näiteks võtame selle, paneme ta nimeks Jaan. No paneme Jaan. See oli minu arust väga See oli väga kõvasti käis see hääl. Paneme skeletoni siia. Lämme game 0. Ja nüüd kui ta mind maa laseb. No laseb. Laseb. See on hästi lähedal äkki. Ei, vist ma ei tea. Vaatame seisma hästi lähedal. Okei, teeb ikka sama palju vist. Okei, viimane lask. Noh. Näe. Nüüd teeb King Trump was shot by Jaan. Noh, Jaan tappis ära. See on väga imelik. Me ei taha teda enam siia. Paneme easy peale. Peacefully. Vabandust, et te seda kõrvasele kuulsite. Keegi kindlasti trepist alla. Ja järgmine asi on siis, et nether quartzidega saab nüüd blokke teha. Esimene asi on block of quartz. See paneb niimoodi 2x2 kuni crafting table'isse ja saad omale block of quartzi. Ja ta näeb umbes paneme päeva peale. Ups. Selline veel nagu iron block, aga täiesti üleni valge. Järgmine on, et on nether quartz slab. Siis sa võtad 3 block of quartzi ja panen niimoodi. Ja siis saad quartz slab 6 tükki. Siis need näeb välja siit. No nagu tavasid ikka saab neid teha värke. Kästa ees. Lämme edasi. Järgmine on chiseled quartz block. See on niimoodi, et sa paned 2 quartz slab'i kokku. Sa saad chiseled quartz blocki. Sellise nagu kujundiga siin sees. See on igast nagu mingi värgid sees. Ja minu arust näeb see päris ilus välja. See on üks asi, mis mulle meeldib. Ja siis on veel pillar quartz block. Et kui teha, pane see 2 block of quartzi kokku. Siin on võtta quartz slab. Et saada pillar quartz blocki. Saab välja selline nagu vaata nagu nendel suurtel majadel on või seal Tartu gümnaasiumis. Siis nagu postid vaata seisavad. Need peaks ümmargused rohkem olema. Ja siis järgmine on lihtsalt trepp. Täiesti valge. Ikka nagu tavaine. Block of quartzidega trepp. Täiesti tavaline trepp. Teed siin mingi redeli treppi endale. Ja mis mulle veel meeldib, et saab teha siis niimoodi. Siin niimoodi. Paned siia need alla niimoodi. Ja siis pärast paned, kui on siis näiteks kaktus peal, siis paned vastu seda ka veel. See näeb eriilus välja ikka. Näiteks kui on katus siin peal veel lihtsalt kõrgemaks seda. Mulle aga meeldib selline, ma taas kasutan sellist asja. Aga näiteks mingi puu omadega või midagi. Liigume edasi on hopperitel, on nüüd uuendatud. Nad ei ole enam work in progress, vaid ongi hopper. Said oma kujunduse ka. Ja et seda teha, on sul vaja nüüd hoopis mitte stone'i asemel. On vaja, no enam pole stone'i vaja, võtan iron ingotit vaja. 5 tükki ja paned ikka chesti keskele. Saad hopperi. Nagu tavaline hopper ikka. Kui sa paned niimoodi ja kükitad ja paned selle hopperi vastu, siis see nagu ühendab sellega, et sellest hopperist lähevad kõik asjad siia hopperisse. Ja näiteks siia panin praegu oak wood plankid sisse, aga see ei liigu praegu siia edasi, sellepärast mul on siin redstone torch. Kui ma sellest ära lõhun, siis näha, et hakkab siit minema järjest. Ja kõik läheb siia hopperisse, aga kõik seisab siin, mitte midagi ei lähe siia hopperisse. Seepärast siin on ka redstone torch ja kui ma selle ära võtan,
siis hakkab siit ka minema, tuleb kõik siia ja siit läheb kõik chest'i. Järgmine asi on siis redstone komparatoriga. Ja nüüd on näha, nagu siin oleks see redstone kvarts, vaata. Siin on natuke valgekam. Ja põhimõtteliselt, mis sa peaks tegema, et kui sa paned selle täpselt chest'i juurde, nagu täpselt siia vastu, siis kui sa lahti teed, mitte midagi juhtu, sa paned asja sisse, siis see käivitub ja teeb selle lahti siit nagu ukse. Ja siis kui ma selle ära võtan, läheb uks kinni. Sellise nurga alt on teil parem vaadata, siia vaadake. Neid. Järgmine asi, mis on kõige viimane, peaks vist viimane olema. Minecrafti TNT. No juba craftimiseks saab vaja ühte minecarti ja ühte TNT-d. Võtad selle ja on ka selline uus asi nagu Activator Rail. No võib-olla ma ei pannud seda chest'i nagu, aga ma näitan teile, kuidas seda craftida. Võtsin vist liiga palju. Panen lihtsalt niimoodi crafting table'isse. Niimoodi, võt see on see 3x3 crafting table ja mitte midagi muud pole vaja. Sa saad selle. See asi peaks olema niimoodi, nagu ütleb juba, et see hakkab plahvatama. Et kui see siia peale satub ja see nagu töötab, siis see Minecraft TNT seal sees hakkab nagu plahvatama. Et panna siia. Läheb siit. Ja siia jõuab, näe. Saiame selle kätte ja nüüd plahvatab. Et üks asi, mis ma vist märkasin, et kui sa paned selle, nagu kui ta kukub kuskilt alla, siis ta peaks automaatselt plahvatama vist, näite. Kohe automaatselt plahvatas. Ja et mida kiirem see hoog on, seda suurem plahvatus tal tekib. Näiteks siin on hästi väike hoog, eks ju. Aga tegelikult ta kukkus kohe alla, et siin on selline väike. Ma panen siit ja panen siit. Näe, tekkis palju suurem. Näe, võrrelge seda ja seda. See on ju tunduvalt suurem ikka. Päris kasulik asi, näiteks sa, ma ei tea, teeb mingi adventure mapi või kuskil ja siis sina sõidad siin minecartiga, siis peab enne seda pidi mingi nuppe vajutama, et kas tuleb mingi hea Minecraft või chest või tuleb halb. Ja siis sõidad ja siis näiteks tuleb see kõrvalt niimoodi mööda, siis plahvatab. Ja kui võtad näiteks õige nuppu, siis tuleb mingi chest, millel on mingi asi sees, mida peab näiteks ära võtma. Et jah, et see oli siis Minecraft Snapshot 13v02a. Loodan, et video meeldis. Like ja subscribe, kui video meeldis, subscribe, kui tahad tüüda rüütut armeega. Näeme järgmises videos, mille ma teen ja senikaua ikka jääga lahedaks.